Tere! Ja jätkame oma raamatupidamise blokiga ja ma usun, et nüüd läheb natukene praktilisemaks. Tegelikult valetan. Käibemaks on ikka suhteliselt teoreetiline blokk. Aga ikkagi ma usun, et te saate siis käibemaksu 6-8 ploki lõpuks aru, mis asi see käibemaks on inimkeeles ja õppematerjal on päris põhjalik. Mingitest kohtadest ma vuristan üle, sellepärast et ma ei ole kindel, kas see on nii oluline antud hetkel teada ja käibemaksu seaduse igasuguseid nüansse. Et kui teil reaalselt läheb neid asju vaja, siis uurite või küsite minu käest üle või vaatate, uurite internetist. Et nüüd on ka pidevalt muutumises, käibemaksuseadust näpitakse pidevalt. Ja ma arvan, et siis kui see aeg käes on, siis te otsite ise selle õige vastuse välja enda jaoks. Aga mis asi see üldse käibemaks siis on? Alustame sellest. Et kindlasti kohe, nii kui ettevõtlusega alustad, küsitakse, kas sa oled nüüd käibemaksu kohuslane või mitte. Tegelikult käibemaks on riigieelarve tuluallikas põhiline. Ta ei ole sihtotstarbeline, ehk siis seda kasutatakse igal pool. Et ütleme nii, et mida rohkem me käibemaksu riigile maksame, seda paremini riik elab. Ja seda paremini väidetavalt ka elanikud elavad, mida rohkem riigieelarvest tulusid on. Ja nagu tegelikult ütlebki see definitsioon, et käibemaks on ikkagi riigieelarve tuluallikas. Et tihti öeldakse seda, et tee ennast käibemaksu kohustuslaseks, sellepärast et õige sõna on kohustuslaseks, sellepärast et siis sa saad riigilt käibemaksu tagasi ja see on kasulik sulle. Et tegelikult rahvakeelis tähendab käibemaks seda, et siis sa saad riigilt raha tagasi, et ta oleks nagu riigile kuluallikas. Reaalsus on see, et ta on ikkagi riigile tuluallikas. Ta on kaudne maks ja kõik, mida me tarbime, on siis kaudselt käibemaksuga seotud. Näiteks, kui te ostategi tavaliselt, lähete kuskile toidupoodi, ostate selle paki piima, seal on juba käibemaks juures. Teie eraisikuna sellest mitte mingit nagu kasu või kahju ei saa, sellepärast et te maksate selle 60 senti, ma ei tea, palju piima on, piimapakk on, 60 senti ära ja nii ongi eraisikuna. Juhul, kui te aga seda sama piimapakki ostaksite ettevõtjana, see piimapakk oleks teil kulu ja te olete käibemaksu kohustuslased, siis te saate sellest 60 sendist, palju see 20% sealt on, ma kohe arvutan. Nii, kalkulaator tuleb lahti. 10 senti tagasi küsida väidetavalt riigi käest. Et siis teie piimapaki hind on 50 senti pluss käibemaks 10 senti ja 60 senti te ikka maksate ära. Aga see hind 60 senti ei ole nii üheselt mõistetav, vaid ta koosneb 2 komponendist, käibemaksust ja siis selle põhitoote teemast. Kui te nüüd seda sama piimapakki lähete müüma, kui te olete käibemaksu kohustuslased, siis te peate selle piimapakile hinnale täpselt samamoodi käibemaksu juurde panema. Kui te ostate ta 60 sendiga, tegelikult 50 sendiga ilma käibemaksuta, 50 sendiga otsustate, et nii, ma teen 20 senti vahelt, on ju. Teeme nii, et euroga müüte selle piimapaki 50 senti pluss käibemaks oli piimapaki hind, müüte euroga selle maha ja siis lisandub käibemaks juurde. Ehk siis €20 läheb see piimapakk. Kui palju selle tehingute ostu-müügitehingu pealt te tegelikult riigile maksate? On niimoodi, et müügil, ma üritan võimalikult selgelt, enne kui me üldse selle teema juurde läheme selle käibemaksu olemuselt nagu aru saada. See tähendab seda, et kui te müüte €1 pluss käibemaks, 1,20 senti on käibemaks.
Inimene maksab teile või ettevõte, kellele te müüte 1,20. Nii, 20 senti läheb riigile deklaratsiooni sisse. Ja see kulu oli 50 senti pluss 10 senti käibemaksu ehk 60 senti. See 10 senti läheb deklaratsiooni sisse kui miinusega. 20 senti müügilt käibemaks miinus 10 senti ostult. Riigile sa pead maksma selle tehingu pealt 10 senti käibemaksu. Ehk siis riik võtab sealt vahelt veel. Et kui reaalselt on nii sinu klientideks enamasti eraisikud, nagu tavaline inimene, mis temasse puutub see käibemaksu teema? Tema maksab tavahind pluss käibemaks. Teda ei huvita see, kas seal on käibemaks sees või mitte. Tema jaoks selle piimapaki hind ongi 1,20, mitte 1 pluss käibemaks. Ja tema peab valima, kas ta ostab selle 60 sendise või siis sinu käest 1,20 selle piimapaki. See on suur vahe. Eraisikuna tahes-tahtmata ta valib selle 60 sendise. Kui juriidiline isik on, siis tema jaoks on oluline ka, tema saab täpselt samamoodi oma ostudelt käibemaksu tagasi küsida. Ja tema peab oma müükidele ka käibemaksu juurde lisama. Ehk siis miks osad ettevõtjad eelistavad koostööpartneritena just käibemaksukohuslasi, ongi sellepärast, et nemad saavad siis need käibemaksu tagasi küsida, kuna nemad panevad oma müükidele alati käibemaksu juurde. Sellist võimalust ei ole, et ma ostan kõik sisse, arvestan kõik käibemaksud maha ja siis müün välja need asjad ja ütlen, et sorry, sinna ma käibemaksu ei soovi juurde panna, siis ma pean riigile maksma. Et nii päris seda valikut ei ole, sest muidu ta ei oleks ju tuluallikas riigi jaoks. On erandeid loomulikult Euroopa Liidus tehtavad ostud, müügid, seal on erandid ja nendest me siin loengus ka räägime. Aga põhimõtteliselt ma tahan teile kohe alguses selgeks teha. Ta on riigile tuluallikas. Ehk siis mutisklege selle üle natukene. Ma ei ole käibemaksukohuslane. Just sellepärast, et kui mu enamus kulu on tööjõukulu, mille pealt ma maksan niikuinii sotsiaalmaksu, tulumaksu, töötuskindlustus, pensionimaksu. See on päris palju makse, mida ma maksan riigi pealt. Ja see on mu põhiline kuluallikas. Ja kui ma peaks veel ja mul ei olegi eriti teenuse osutamisel ja muid kulusid. Okei, litsentsid on mingid kontoritarbed, koolitused, aga enamasti ikkagi see põhikulu on mul tööjõukulu ja see ei puutu käibemaksu arvestusse niikuinii. Ehk siis tõenäosus, et ma saaks riigilt mingit käibemaksu mahaarvamise kaudu tagasi küsida, on suhteliselt väike. Pigem ma ikkagi igakuiselt maksaks riigile seda käibemaksu juurde. Ja okei, mul on tegelikult enamus kliendid, valetan, nüüd järjest rohkem tuleb ka eraisikuid, kes hindavad seda, et mul ei ole käibemaksukohustust. Aga kui mul on juriidiline isik, siis nemad ikkagi tahaks, et ma oleks käibemaksukohuslane, seepärast, et siis nemad saaks minu kulu pealt ka selle käibemaksu riigilt tagasi arvestada. Et selles suhtes, et juriidilistele isikutele mõnes mõttes oleks mugavam, kui ma oleks käibemaksukohuslane. Aga senimaani ei ole küll keegi mulle tulnud ütlema, et kuule, ma ei osta sinult raamatupidamisteenust, sellepärast ei ole käibemaksukohuslane. Ja põhimüüt, mis tegelikult ringleb, on see, et ma saan kõik käibemaksu tagasi küsida. Sa saad tagasi arvestada. See, kas sa selle raha tagasi saad, sõltub sellest, kui palju sul tolles kuus müüki oli, ehk siis tulusid. Kui sa oled, eesmärk on ikkagi ettevõtjana teenida kasumit, on ju? On ettevõtjana eesmärk ikkagi kasumit teenida. Siis mis see tähendab? Kui sa teenid kasumit, siis põhimõtteliselt ju su tulud ületavad kulusid. Ja see tähendab seda, et sa igakuiselt ikkagi maksad riigile käibemaksu. Sa saad maha arvestada need kulud, mis on käibemaksuga tehtud, aga tegelikult sa igakuiselt maksad käibemaksu.
On erinevaid skeeme, selles suhtes, et kohtulahendeid on väga palju. Käibemaksupettused on põhilised teemad, kuidas miljoneid küsitakse riigilt tagasi. Need on omaette skeemid, omaette maailm. Olen nendest lihtsalt põgusalt kuulnud, et ise ma ei harrasta selliseid asju. Ja miljoniliste käibemaksu tagasi küsimiseks peaksid olema nagu ettevõtted ikka väga palju suurema käibega ka loomulikult, kui mul need kliendid on. Neid skeeme on, neid tehakse ja see on nagu omaette täiesti teema. Kuidas mingeid nüansse, need nüansid, mille põhjal need käibemaksuskeemid ongi need erisused, käibemaksuseaduses võimaldatud erisused. Sellepärast, et meil ei ole lihtsalt üks käive mõistena olemas. Meil on käibemaksustatav käive, 2. Nii, meil on käibemaksustatav käive, meil ei ole ja siis ei ole käibemaksustatav käive, 2 asja. Üks on käive, teine ei ole käive käibemaksuseaduses. Siis, kui ta on käibemaksustatav käive, siis sul on valik, milline käive ta on. Kas ta on 20%, on ta 9%, on ta 0%, on ta maksuvaba või ta on erisus, et pöörde käibemaks ja nii edasi. Et juba selles nagu valikus on sul päris palju valikuid ja sealt need skeemid tulevadki mõnes mõttes. Aga mikrode puhul ma ikkagi teie enda jaoks tegelikult mõtleksite ära, mis teie põhiline kulu on. Kui teie põhiline kulud nagu teenuse puhul on tööjõukulu, siis ma ei soovita võtta koheselt käibemaksu kohuslaseks. Ja kui teie põhikliendid on eraisikud, seda enam ma ei soovita. Seepärast, et põhimõtteliselt ta tõstab tegelikult teie teenuse hinda eraisiku jaoks. Kui ta saab osta selle sama koolituse 1000 euro eest, näiteks minu käest, või siis ta ostab selle sama koolituse 1000 eurot pluss käibemaks ehk siis 1200 eurot. Kumma eraisik valib? Kui tal on ettevõte olemas, loomulikult ta valib see, tal ei ole tegelikult siis vahet ju. Et põhiteenus kui selline on ikkagi mõlemal puhul 1000. Et mõtelge nende peale, et ma mikrode puhul soovitangi mõelda, mis on teie põhiline kuluartikkel. Kui see on tööjõukulu, siis mõtelge, kas teil on vaja teha käibemaksu kohuslaseks. Ja teine mõttepunkt on siis, kui te olete eraisikutele suunatud teenus või kaup. Kas nendel on vaja maksta käibemaksu? Et kas see annab teile juurde nii palju, sellepärast et teie eesmärk on ikkagi ju kasumit teenida ja tahes-tahtmata ta muutub tululiigiks riigile. Ja osad ütlevad küll, et mida paremini riik elab, seda paremini elavad ju iga inimene. Aga kui mu põhikuluallikas on niigi tööjõukulu, mille pealt ikka nagu on palju suurem maksukoormus kui see käibemaks. See on ju 33%, 20% tulumaks, 53%, 2% pension, 55% siis ja 0,8 on vist see töötaja töötuskindlustus, 0,6 on tööandja oma, vastupidi on põhimõtteliselt 1,4 juurde, 56,4% on maksukoormus tööjõukuludel. Et ma ei tunneks süüdi selles, et ma ei maksa seda käibemaksu riigile, vaid ma maksan endale töötasu ja selle pealt riik juba teenib piisavalt maksutulu, ma leian. Et lihtsalt selle käibemaksubloki ja siuke nagu algatuseks selline mõtisklus. Et ma näen väga palju kliente, kes tulevad, tahavad ettevõtte ära asutada, et kohe mul on vaja, et see käibemaksu kohuslane oleks. Küsin, aga milleks? Miks? Mis see annab sulle? Siis ma saan riigilt käibemaksu tagasi küsida. Aga ma loodan, et selle 15 minuti jooksul, mis ma siin seletasin, te saate aru, et iga kulu, mis te ostate, te käibemaksu tagasi kohe ei saa, vaid te saate tagasi arvestada müügi pealt arvestatud käibemaksust. Need kuludokumentidel olev käibemaks. See on arvestuslik.
reaalselt, mis summadele laekub, see on nagu teine teema. Loomulikult alguses on niimoodi, et kui sa ostad midagi suuremat inventari, põhivara on ju, siis tegelikult siis su kulud on suuremad ja sa saaksid nagu käibemaksu tagasi küsida. Et kui me võtame ka kasutusliisingusse või kuskile sellisesse kasutusrenti panga käest mingid suuremad traktorid, masinad, tööriistad ja nii edasi, siis tihti juba eeldatakse, et sa saad selle käibemaksu tagasi ja siis maksad selle teiselt pidi selle liisingufirmale ära. Aga tegelikult, kui sa otsustad mingi hetk, et okei, ma teen seda strateegiat, et võtan ennast käibemaksu kohustuslaseks alguses, ostan kõik oma inventari ära, töötukassa toetuse eest täpselt samamoodi, te ostate ju inventari. Nii, ostan selle ilusti ära endale ja siis mõtlen, et nüüd ma hakkan tulu teenima, et ma võtan käibemaksu kohustuslasest maha ennast. Teoreetiliselt tegelikult see ei toimi, sellepärast et siis teil tuleb ka proportsionaalselt tagasiarvestus teha selle põhivara pealt tasutud käibemaksu tagastuse pealt. See kõlas loogiliselt. Et päris nii ei ole, see strateegia ei toimi. Et sul on ikkagi kohustus pärast ka see proportsionaalselt tagasi maksta, mis sa riigilt oled saanud käibemaksu osa tagasi selle põhivaralt. Et nii on. Et mõtisklege sellel teemal. Aga alati ei ole see mõtisklemise koht, sellepärast, et kui sul on kohustus, siis sul on kohustus. Et seadus ka kohustab ennast registreerima käibemaksu kohustuslaseks. Et paljud kliendid tulevad minu juurde, ütlevad, nii ma kohe tahan, neil on tegelikult see vabatahtlik. Aga osade puhul ta ei ole vabatahtlik. Ja nüüd te näetegi, millal teie ei saa valida, et kas te olete käibemaksu kohustuslased või mitte. Põhiline argument on see, et kui sinu kalendriaasta ehk siis majandusaasta, see on traditsiooniliselt välja kujunenud jaanuarist detsembrini, selle aasta jooksul on sinu müügitulu üle 40 000 euro ilma käibemaksuta, peab olema see summa. Et siis sul on kohustus koheselt, nii kui see 40 000 täis saab, koheselt registreerida ennast käibemaksu kohustuslaseks. Kui sa viivitad sellega, siis sa pead tagantjärgi kõik tegema ja kedagi ei huvita, kas sa nendele müügiarvetele oled käibemaksu juurde pannud või mitte. Sa pead siis arvestama nad koos käibemaksuga ja kõik maksukohustused tagantjärgi ära maksma. Ehk siis, kui sul on oht 40 piiri 1000 ületada, jälgi seda. Kui sul ei ole plaani käibemaksu kohustuslaseks ennast teha ja detsembris hakkab nagu siuke 40 000 juurde piir minema, siis lihtsalt jälgima tulusid. Kas on mõtet detsembris nii palju asju müüa? Nii eesti keeles öelda, et võib-olla mõned asjad saab jaanuaris müüa. Et nii lihtsalt toimib reaalne elu. Et ühesõnaga siis sul ei ole valikut, kui sul on see 40 000 eurot aastas täis. Et ettevõtlustulu. Et siin on see jutt ka, et mittetulundusühingul ja sihtfinantseeringud ja asjad, need ei lähe üldiselt käibemaksustatava käibe ehk siis ettevõtlustulu arvestusse. Et ettevõtlustulu peab olema see 40 000. Nii. Ja teine teema, kuna sa pead ennast registreerima, on see, kui sa hakkad arveldama Euroopa Liidu teiste riikidega. Ma selle nüansi ka ütlen. Ma olen näinud käibedeklaratsiooni, kus Eesti sisene käive on ka pandud Euroopa Liidu riikide alla. Et siin ikkagi on mõeldud seda, et Eesti käive on Eesti käive ja Euroopa Liit, kuigi ta kuulub Euroopa Liitu Eesti, siis see on ikka teiste Euroopa Liidu riikide käive.
Et kui sinu põhiturg on ja sa ostad teenuseid ja asju välismaalt ehk siis Euroopa Liidust, enamasti välismaa on laiem mõiste, aga Euroopa Liidust, siis sul on mõistlik teha, sul on kohustus teha ennast käibemaksu kohuslaseks. Kui sa seda ei ole, siis näiteks ostadki Lätist mingit kaupa või Poolast on põhiline tehnikupartner tavaliselt ettevõtetel Poolast kaupa, siis nemad panevad Poola käibemaksu sinna peale ja sa ei saa mitte midagi teha. Et kui sa ei ole käibemaksukohuslane. Kui sa oled käibemaksukohuslane, siis on neil kohustus sinu käibemaksukohustuslase numbri alusel sulle väljastada 0%-ga arve, käibemaksuga arve. Ja sina samamoodi, kui tuleb sul välismaa Euroopa Liidu partner soovib osta midagi, siis sa pead väljastama talle 0%-ga käibemaksuga arve. Ja mis see põhiskeem on? Käibemaksu suhtes, miks nad riigilt tagasi saavad, ongi see, et nad ostavad Eestis asju, sa ostad Eestis asju ja müüd välismaale nulliga. Ehk siis Eestil nendelt ostudelt sa saad käibemaksu tagasi küsida, aga müügilt sul ei olegi käibemaksu, siis põhimõtteliselt kõik kulud, mis sa teed, sa saad tagasi küsida käibemaksu. Seal on erisused just selle poole pealt, et kust on käive ja mis on käive, mis riigis tekib käive, et päris nii lihtne see ei ole, et see kaup peab ikkagi ka liikuma reaalselt ja sa pead tõendama, et ta liigub Eestist välja. Et päris nii ei toimi see asja, et otsid Eestis mõne ettevõtte, kes on tegelikult Soome või siis Lätti registreeritud ja müüd talle ainult asju. Need asjad ikkagi peavad liikuma kuskile poole üle Eesti piiri, ehk siis peab toimuma eksport, mitte riigisisene nagu käibe liikumine ainult, kauba liikumine. Nii. Siis, kui sa ostad ka välismaalt elektroonseid teenuseid, siis sa pead ennast registreerima käibemaksu kohustuslaseks. Veebimajutus, e-raamatud, internetireklaam. See on nagu siuke huvitav punkt on ju, et ta põhimõtteliselt on siuksed näiteks Google'i ja Facebook on ju. Kui sa ostad selle Google'i G Suite nii-öelda paketti on ju, või siis mingid muud asjad, et seal on nagu, sul tekib kohustus reaalselt, aga tegelikult need ostud kõik on sellised nagu 10-eurosed ja suhtsed mõttetud summad, et sellepärast teha ennast piiratud käibemaksu kohustuslaseks või midagi jändama hakata, siis ostagi see põhimõtteliselt eraisikuna ja kompenseeri siis aruandva isiku või majanduskulu aruande alusel. Et mina antud juhul teen nii, et ma tegelikult ongi, mul on üks coach'i programm välismaa oma, siis ma maksan selle enda isiklikult kontolt ja ettevõte kompenseerib selle mulle, selle kulu. Et sellepärast kohe joosta selle mingi Facebooki 7-eurose arve pärast käibemaksu kohustuslaseks, see ei ole nagu mõistlik, see lõppkokkuvõttes eelneva jutu põhjal ma arvan on pigem kahjulik otsus. Nii. Ja tihti on ka see, et on oluline aru saada ja mõista, kus turul sa tegutsed. Kui su põhiturg on Eestis, siis ikkagi Eesti seadused enamasti kehtivad. Kui su põhiturg on kuskil välismaal, siis sa pead olema kursis selle välisriigi maksuseadustega. Et näiteks Rootsis on suhteliselt kiiresti tuleb ennast Rootsis ka ära registreerida, sest seal on hoopis teised alused käibemaksu maksmiseks ja maksusüsteem on hoopis teine. Samamoodi Soomest on väga palju Soome teemad ka raamatupidajate seas jookseb läbi, et seal on omad nüansid, omad asjad, et soovitangi otsida siis raamatupidaja, kes on nagu
selle riigi maksuseadustega nagu kursis, kuhu sa tahad põhiliselt müüa. Sest et need asjad tuleb enda jaoks läbi mõelda lihtsalt. Nii. Vaatangi, et mis ma siit kindlasti, kuidas tegelikult seda käibemaksu registreerimist teha, on tänapäeval väga lihtne, et e-maksuametis me järgmises loengus, näitan sulle e-maksuametit ka ilusti. E-maksuametis me tegelikult saame selle avalduse ilusti ära teha, kirjeldame juurde, kes meie tehnikupartnerid on, või siis kui sul on 40 000 täis, sul on kohustuslik, siis põhimõtteliselt ta annab sulle kohe sulle selle käibemaksukohustuslase numbri, sa ei pea mitte midagi selgitama. Et sa saadki seal valida, kas on vabatahtlik või siis käive ületab 40 000 piiri ja nii ongi. Et siis on hoopis teised reeglid. Vabatahtliku taotluse puhul sa pead ikkagi natukene põhjendama, kirjeldama paari sõnaga, kes su tehingupartnerid on ja mis su tulevikuplaanid on. See registreerimisavalduse sisu sõltub ka väga palju valdkonnast, kus sa tegutsed. Kui on selline nii-öelda riskiga valdkond maksuameti jaoks, siis nad kindlasti helistavad sulle ja küsivad veel rohkem nagu ka telefoni teel või siis kutsuvad nii-öelda vaibale maksuametisse ja küsivad ettevõtte juhtide käest. Et need riskiga valdkonnad on kindlasti ehitus. Et ongi, et mul on erinevad kliendid käibemaksukohustuslaseks ennast registreerinud. Ehituse puhul kohe kindlasti. Tuleb telefonikõne. Uuritakse üle, mis seis on, mis plaanid on ja nii edasi. Kes su partnerid on, kellega sul mingid eellepingud on, eelistatud pead nad kaasa võtma ja nii edasi. Et kuna see on selline valdkond, kus liiguvad suhteliselt suured summad, et ehitusvaldkonnas ja oluline on mõista, kuidas need rahad seal liiguvad, mis objektides käib, nii-öelda kuhu kulu läheb, kuhust tulu tekib, et ei oleks musta majandust, nii-öelda musta raamatupidamist kuskil, ei kumaks läbi. Ja ümbrikupalkasid ja nii edasi, et need on nagu need teemad ehituses, väga popid teemad. Teiste puhul üldiselt just üks transpordi oma võttis, ei helistatud mitte midagi kohe, vabatahtlikult tegi, et koheselt sai ka selle käibemaksu registri numbri. Ja rohkem pinnivad siis, kui sul on vanem ettevõte ja sa oled kunagi olnud käibemaksukohuslane ja ära kustutanud selle ja siis uuesti soovid, et siis pinnitakse väga pingsalt. Et põhimõtteliselt see registreerimine on väga lihtne, et sa teedki paar klõksu internetis ja saadki sellise EE-ga, 2 suure tähe EE-ga algava koodi või numbrid, mis ongi siis sinu käibemaksukohustuslase registreerimisnumber, mille aluse siis sa saadki, pead arvele selle kindlalt panema ja veel kindlamad siis, kui sul on Euroopa Liiduga seotud tehingud, välismaaga seotud tehingud. Kui on 3. riigi oma, siis see väga ei mõjuta mitte midagi. Ehk siis tehingud Euroopa Liidust väljaspool riikidega ei mõjuta väga mitte midagi. Sellepärast see Brexiti Suurbritanniaga teema näiteks on suur kisa just selle käibemaksu poole pealt ja nende tehingute maksude poole pealt. Et see oleks mõistlik mõlemale poolele nii-öelda. Nii Suurbritanniale kui ka nende nagu partneritele, kus nad teevad tehinguid. Nii, ja siis, kui sa teedki selle käibemaksukohustuslase numbri sellest kuupäevast alates, sa pead kõikidele müügiarvetele käibemaksu juurde lisama. See on kohustus.
Kui ei ole tegemist sul erisusega, siis see on ikkagi nagu käibemaksustatav käive 20%-ga ja sa ei saa öelda, et ma selle tegin eraisikule, et ma ei hakka talle käibemaksuga tegema. Et siis läheb kõigile kogu aeg käibemaks. Iga asi, mis sa väljastad, iga asi, mida sa müüd, arvestas on koos käibemaksuga. On erisusi, aga enamasti on käibemaksu teema. Nii. Kuidas registrist välja saada? Ongi see, et sa võid ise teha selle avalduse. Kui sul 6 kuud on nii-öelda nulldeklaratsiooni, ehk siis käivet kui sellist ei olegi. Ehk siis on tekkinud 6 kuud selline olukord, et on nagu riiulifirma põhimõtteliselt, et sul ei ole tulusid ega kulusid. Siis maksuamet ütleb, et ta kustutab ja ei ole käibemaksukohuslane. Et nendel ettevõtetel, kellel on hästi tugev sessioonsus, mul on paar klienti sellised, neil ongi nagu reaalselt paar korda aastas sellised suuremad müügid. Ettevõtte juht lihtsalt tegutsebki sellised, kuna ta on ka ehitussektoris, ta võtab nagu mõne objekti kord kvartalis või kord poole aasta jooksul ette ja siis väljastab arve. Et siis minu ülesanne raamatupidajana on lihtsalt jälgida seda, et 6 kuud järjest ei tuleks tal nulldeklaratsioone, vaid ikkagi vahepeal miski toimuks. Et muidu on lihtsalt keeruline pärast tegutseda. Et nii on. Ja siis ongi, et kui sa tahad kustutada, siis viimases deklaratsioonis ikkagi sa pead, nagu ma ütlesin, selle proportsioonid kõik ära korrigeerima, nende põhivarad, mis sa oled ostnud, proportsioonid välja arvutama. Et selle perioodi jooksul, kui sa oled käibemaksukohuslane ja selle kogumaksumuse, et need nii-öelda ära jaatama. Ja proportsioon põhivaralt ongi siis kinnisvara asja puhul 10 aastat, muu põhivara 5 aastat on siis see. Et kui sa oled aasta otsa olnud, siis 4 selle käibemaksu, mis sa said tagasi, jagad 5-ga ja sellest lahutad nii-öelda selle 1 ja ülejäänud käibemaksu 4 aasta käibemaksu maksad riigile tagasi. Kui aga sul ei ole põhivara, millest sa arvestasid välja, siis on teine teema. Kui ta ongi kulu, siis ta ongi kulu. Nii et siin on ka see, et ma loodan, et te põhivarade peatükis saite aru, mis on põhivara. Ja siin on ka see koht, kus tegelikult on mõistlikum hoida seda kuluna. Oluline on ka tegelikult käibemaksu liigitamise puhul, kas on kaup või teenus. Ja kas on ikka ettevõtlusega seotud käive. Ja kus on see käive tekkinud, et need on need 3 küsimust, mis sa peaksid enda jaoks ära mõtlema välja. Et kauba definitsiooni on väga palju erinevaid ja erinevatest loengutest ma olen ka erinevaid kauba definitsioone teile pakkunud. Siin on jälle üks kauba definitsioon. Põhimõtteliselt, et te ise mõistaksite ka, mis see on. Teenus ongi siis ka hüve osutamine. Ja uus mõiste on elektrooniliselt osutatav teenus. Ehk siis see on see osa, mis tegelikult tänapäeval veel suurema nagu nüansi välja toob seal käibemaksuseaduses ka. Et elektrooniliselt osutatav teenus, mis need on, et tänapäeval siuke IT-sektori võimas kasv on tinginud selle, et ja elektrooniliselt osutavate teenuste puhul on ikkagi oluline mõista seda, et kus riigis see käive tekib ja väga põhjalikult lugeda käibemaksuseadust selle poole pealt, et kas see käibe tekkimise koht on Eesti või on mingi muu riik. Nii, teine küsimus ongi see, et kas ikka on käive? Et ettevõtlus ja on kindlasti käive. Aga käive kui selline ei ole, siis
üleandmisest on ju tingitud riigivara tasuta kasutusse on ju igasugused jagunemised, ühinemised ja nii edasi. Kaubanäidised, see ka ei ole käive. Reklaamimeened ei ole käive ja sõiduauto tasu andmisest nii-öelda mis see on nagu see on see erisoodustusega maksustatav autokasutus erasõitudeks ühesõnaga. Ja siis tuleb proportsioon välja arvutada palju sellest, kui sul on ettevõtte kasutuses auto ja sa maksad erisoodustust ehk siis sul on võimalik kasutada seda erasõitudeks, siis kui sa ostad kütust sinna autosse sisse, siis mitu protsenti sellest moodustab ettevõtte sõitudest ja sealt tuleb käibemaks välja arvutada ja seda sa saad tagasi riigilt arvestada ja see proportsioon, mis ei kulus kütuseks erasõitude jaoks, selle siis see ei lähe käibemaksu mõistes käibe alla. Nii. Ja oluline on see, nagu ma ütlesin ka teile, et ei ole olemas ainult 20% käivet, seal on 20, 9, 0 või maksuvaba. Kui sa ei ole käibemaksu kohuslane, siis sa ei tohi panna arvele 0 või siis maksuvaba, sest see tekitab segadust. Tegelikult see on nagu kriips, sa ei ole või ikka lisada lause, ei ole käibemaksu kohustuslane. Et see on kõige korrektsem. Et need kliendid, kes on ise käibemaksu kohuslased, et nemad teaksid, et mis seis on. Raamatupidamisprogrammis tegelikult on ka need võimalused loodud, et sa saaksid aru. Ja tegelikult siin ka on all sellised erandid, mis on ju, mis käibemaksuga maksustatav asi on. Põnevamad minu jaoks on need maksuvaba asjad, millega ma olen ka kokku puutunud, on sotsiaalteenused, erinevad, nende nimekiri nüüd jällest täienes ja kui sa tegeled sellises nagu sotsiaalses ettevõtluses ja sa vaatad seda käibemaksu seaduse põhimõtet ja vaatad ja otsustad, kas see on maksuvaba käive või mitte, siis Maksuametiga suhtlus käib niimoodi, et kui sul on erand ja seaduses ei ole seda otseselt võib-olla, või sa kahtled, kas see läheb sinna erisuse alla, siis sa kirjutad Maksuametisse sinna üldisele käibemaksule, ma arvan, oma meiliaadress, üldisele meilile ja küsid arvamust. Ja nemad on kohustatud sulle kirjalikult selle arvamuse andma. Ja selle sama meili kas või prindid välja oma dokumentide juurde või siis paned sinna, kus sa elektrooniliselt oma dokumente hoiad juurde. See sama meili kinnituseks, et sul on olemas Maksuameti seisukoht sinu puhul. Lihtsam viis ka on mõnes mõttes, aga mitte nii usaldusväärne, on telefonitsi küsida neid asju. Aga siis üldiselt on olukord see, et oleneb, kes sul seal telefoni otsas on. Üks tädi võib vastata ühtemoodi, teine tädi teistmoodi. Ja see, kuidas nad vastavad, ei pruugi isegi olla sellest, et nad teavad erinevalt seaduseid, vaid pigem sellest, kuidas sina oskad seda olukorda kirjeldada. Et telefonitsi kirjeldamine ongi natukene sihuke keerulisem. Sellepärast ma alati soovitan kirjalikult küsida mingeid pisemaid nüansse, mis ei ole nii maksu käitumise poole pealt nii olulised, need ma tihti helistan Maksuameti infotelefonile, küsin mingeid nüansse. Siis need võid telefonitsi küsida, saad kohe vastuse. Aga kui sul on, selline oli tegemist just siin maksuvaba poole pealt on, kui te vaatate taseme koolitus, ja sellega seotud koolitused, aga mitte ärilistel eesmärkidel antavad koolitused. Et see on üks põnev nagu sihuke klausel maksuvaba käibel, et mis see siis on. Ja mul on mitme kliendiga, ma olengi teinud kirjaliku päringu,
et kirjeldan ära, millega ettevõte tegeleb, et kas see on maksuvaba käive või mitte. Kahel juhul, kõigil olen saanud maksuvaba käibena, et seal ongi nüansid, et kui see koolitus on EHIS-es registreeritud õppekava alusel, ehk siis ta tegeleb koolitusega noortele, kus on kooli õppekavas on tavaliselt sees seesama sarnane õppeaine, kunst näiteks või siis tants, liikumine, et ta on kooli üldhariduses meil sees ja seesama klient on mul eraõigusliku huvikoolina registreeritud, ta on EHIS-es ehk siis ongi huvikoolide ja kõikide koolide sihuke andmebaas EHIS registreeritud, töö toimub õppekava alusel, et siis ta on maksuvaba käive. Spordikoolid, et siin oli üks ratsutamise teema, siis ta läks ka maksuvaba käibe alla, sellepärast et seal oli see vaba, et oota, kus see on? Kinnisasja või selle osa üürile ja rendile andmine on ju, aga see ei olnud see. Kuskil on see erisus ka. Ta peaks olema, ta oli MTÜ ja oligi MTÜ-de poolt eraisikutele osutatavad spordirajatiste või spordivahendite kasutamise teenus. Tegemist oli ratsutamistrenniga ja MTÜ vara oli hobune. Ehk siis ta oli see liigendus sinna spordivahendi kasutamise teenuse alla. Ehk siis, kui on arve peal kirjas ratsutamistrenn, siis ta on käibemaksuga käive. Kui arve peal on kirjas hobuse rent ratsutamise trenni eesmärgil, siis ta ei ole, sellepärast et tegemist on MTÜ-ga ja see on spordivahendi kasutamine. Ja see oleneb ju, kuidas sa küsid. Telefonid siis ei saa seda küsida selliselt nii täpselt. Kirjutadki meili, vahepeal läheb kauem aega, mul on noorsootöö teema, et noorsootöö teenused ei lähe maksuvaba käibe alla, kuna nii otsustati, et kui on need teenused ostetud ka sisse riigihanke lepingu alusel, siis ta on konkurentsiseaduse rikkumine, mis tegelikult Tartu linna juristid leidsid, et see on ebaseaduslik, aga selleks, et see muutuks, see nii-öelda seisukoht maksuametil, tuleb maksuametiga kohtusse minna, aga Tartu linn seda ei saa teha, peab minema mõni MTÜ Tartu linna partnerina. Mulle tehti see ettepanek, aga ma ütlesin, et ei soovi minna maksuametiga kohtusse. Sel teemal, et riigihanke lepingud, mida nad teevad, et noorsootöös peaks ka olema ettevõtlustulu. Et tegelikult kõik siin ka lähtub sellest, kas on mittetulundusühingus eriti, kas on tegemist ettevõtlustuluga või siis mingi muu liiki tuluga. Nii. Ehk siis, kui sul on tegemist sellise nagu põneva teenusega, siis mõtlen, et võib-olla sa lähed sinna mingi erisuse alla. Aga see tuleb teemaks alles siis, kui see 40 000 on täis aastas. Senimaani sul ei ole tegelikult nagu probleemi ju. Et ja mis ma veel siin nüanssidest võiks rääkida? Ja oluline ongi see, et raamatupidaja või sina teaksid, mis liiki käibega sul tegemist on, sest deklaratsioonis on see oluline ka ära märkida õige koha peal. Räägin ka VD-st, ehk siis see on tihti selline asi, mis käib käibedeklaratsiooniga koos, käibemaksu deklaratsiooni lisa, VD. See on see, et kui sina müüd oma teenust Euroopa Liitu, siis see peab olema VD-l ära deklareeritud. Ja seal on põhimõtteliselt käibemaksu numbrite alusel, et sul ongi müüd näiteks sellele Soome ettevõttele, selle jaoks ongi sul oluline, et arve peal oleks selle kliendi käibemaksu number ka
Seepärast, et siis sa saad seda VD-l deklareerida. See käibemaksu numbri alusel, see kliendi käibemaksu number, summa, kas siis on kaup, kolmnurktehing või teenus, sinna õigesse lahtrisse pead panema selle summa ja niimoodi iga selle kliendi lõikes. Et see VD on nagu kohustus, kui sul on Euroopa Liidu sisese müügiga tegemist. Ostuarved, mis sulle sisse tulevad, need sinna ei lähe, ainult mida sina välja müüd. Nii, mõiste veel, mis võib-olla nagu, isegi minu jaoks on nagu siuke segamine, on kolmnurktehing, et siis on kauba võõrandamise tehing 3 liikmesriigi ettevõtja vahel, kes kõik on oma riigis registreeritud käibemaksu kohustuslasena. Et siin ongi see, et kes kus registreerib ja tegelikult kellel on õigus käibemaksu tagasi küsida. Kolmnurktehingu eesmärk ongi siis mitte luua seda, et oleks topeltmaksustamine nii-öelda, topelt tagasi küsimine, et kes reaalselt siis küsib, ja kuidas see kaup ka reaalselt liigub, et ikkagi kaup peaks liikuma ka. Ja see tõendamiskohustus on sinul, et kui enam ei ole ju tolle, piiripunkte õigemini, siis Euroopa Liidu siseselt kauba liikumise tõestuskohustus on sinul. Mul oli klient, kellel oligi, ta ostis Maltalt vist ja 5 Kreekasse või midagi sellist, no põhimõtteliselt seal lõuna pool riikide vahel, pähkleid ja seemneid ja nii edasi. Ja lõppkokkuvõttes ütlesingi mina, et ma ei saa seda raamatupidamist teha, sest mul ei ole nagu tõendusmaterjal, et see kaup liiguks läbi Eesti üldse. Et selleks, et mina saaks seda Eestis deklareerida, mida nemad eeldasid, et ma ikkagi deklareeriks Eestis, ma ei saa seda teha, sest ma tõsimeeli ei uskunud, et see kaup üldse Eestisse jõuab. Ma arvasin, ma olin suhteliselt kindel, et tegemist ei ole nagu otseses mõttes nagu kaubamüügiga, vaid pigem vahendusteenusega ja see on natukene teisel alusel. Et see oli üks nagu ainuke klient, kelle puhul ma keeldusin, natukene protestisin. Üldiselt ma ei keeldu raamatupidamisest, aga nende puhul ma keeldusin. Ja teenuse puhul on ka oluline see, et kuidas see liigub, et kes ja kus see teenus osutatakse, kas see osutatakse Eestis kohapeal või siis tuuakse see ese, millele teenust osutatakse Eestisse ja viiakse tagasi pärast, et see kuulub teenusos. Näiteks autoremont ongi siis siuke nagu hea näide siin, et kui see auto tuuakse Eestisse, remonditakse Eestis ära ja viiakse näiteks Soome tagasi, siis ta on null käibemaksuga, sellepärast et tuleb ära tõendada, et see auto liigub tagasi sinna Soome, mitte ta ei jää Eestis sõitma. Ja neid nüansse on päris palju. Aga põhiline ongi siis enda jaoks välja mõelda, et kas sul on käive, milline käive see on, kellele sa müüd oma asju, kes su tehingupartnerid on, ehk siis kas nad on Eestis või välismaal. Kui nad on välismaal, siis kirjuta mulle või otsi abi, et siis on natukene nagu vaja rohkem välja mõelda neid asju. Et siin on päris palju erisusi, käibemaksuseadus on põhjalik seadus ja nii edasi. Võtame müügiarvete vormistamise, millest ma tegelikult ka varem olen rääkinud, ongi, et mis on arvele vaja märkida, siin on kõik olemas teile. Ja lihtsustatud arve kuni 160 euroni võib ka teha, aga see on nagu ainult siuke automaatidest välja tulevad arved. Nii. Kuidas tundub käibemaksu teema? Nüansse on palju ja esimene asi, mis te peate mõtlema enda jaoks täpselt see, et kes teie kliendid on ja milline teie kulu on, kõige suurem kulu.
kui teie kliendid on eraisikud ja teie kulu on tööjõukulu ehk siis põhimõtteliselt teenuste osutamine, siis kui te ei lähe selle erisuse alla, et on see kohustus, siis ma ei soovita käibemaksukohuslaseks kohe kiirustades registreerima ennast. Ja mis see tähendab ka seda tegelikult, et siis teil ei ole kohustust iga kuu deklaratsiooni esitada. Kui te olete käibemaksukohuslane, siis teil on kohustus iga kuu 20. hiljemalt ära registreerida, deklareerida oma käibemaks. Ja käibemaksudeklaratsiooni koostamine 10. plokis ma näitan seda nagu täpsemalt, sellepärast et siis on nagu hea näidata teile, kui lihtsaks raamatupidamisprogramm on enamasti selle käibedeklaratsioonide esitamise teinud. Et see tundub küll teoorias väga keeruline, aga praktilises elus, kui sa oled need küsimused enda jaoks selgeks teinud, siis praktilises elus toimetada on lihtne. Et programm kõik võimalused loob, aga sa pead need asjad enda jaoks nende 3 küsimusele ära vastama, siis alles on see lihtne sinu jaoks. Senikaua, kui sa nendele küsimustele vastust ei tea, siis see on ka keeruline raamatupidamisprogrammis. Nii, aga okei. Ma loodan, et te saite aru, mis loom on käibemaks. Ja kui ei saanud, siis andke mulle märku. Okei, tšau ja kohtume deklaratsioonide peatükis, kus ma käsitlen kõike muud peale käibemaksu makse, mis on vaja ära deklareerida riigile.